Oleme jõudnud 19. lohutustunnini ja kuna pool aasta on möödas, siis meil esimeseks teemaks on väikene statistiline kiirülevaade sellest, mis on meil liikluses pahu poole pealt toimunud. Teise teemana on üks selline natukene filosoofiline mõtisklus, blogipostitus, mis sai eelmisel nädalal avalikustatud, mis räägib eesõigusest kui ohtlikust mõtteviisist. Ja viimase teemana on täna siis plaanis natukene lahata Tartu maanteel just ehituslepingusse jõudnud Neljarajase tee projekti, mis käsitleb seda Paia sõlme, kust tee hargneb kaheks ehk osa inimesi liigub Tartu suunas, suurem osa, ja siis mingi osa keerab Tikupoisi juurest Viljandi suunda. Meil on siin täna alustuseks 3 inimest liinil kokku, et väga suurt publikut ei ole, aga siis loodame, et pärast järelvaatajaid on rohkem. On meil kanalil keskeltläbi selline 50-60 järelvaatamist olnud nendel tundidel, nii et loodame, et need ikkagi lähevad asja ette. Aga esimese teema juurde, et Transpordiameti lehelt võtsin statistikat vaadeldes siis 2025 ja 2026 aasta 6 esimest kuud ja ma parandasin siin pealkirjad ära, et nende punaste tekstidega, et me räägime siis liiklussüsteemis juhtunud avariidest ja nendes kannatanud inimestest, kes liiklevad erinevates rollides, ja tuvastasin sealt statistikast erinevatel lehtedel väikesi ebatäpsusi või nii-öelda ebakõlasid. Aga mis võib-olla siit paistab välja, et nii nagu ka 2025 aastal, mis oli ju kõigi aegade parim tulemus, kui nii võib öelda, et oluliselt vähenes siis hukkunute arv mullu, siis on näha seda tendentsi, et kuidagi ilmal on väga suur mõju avariide toimumisele ja tagajärgedele. Et siin on siis näha, kuidas veebruarikuu on nii mullu kui tänavu olnud siis kõige väiksemate kahjudega, ja siis mida ilusamaks ilm läheb ja soojemaks, seda rohkem hakkab juhtuma. Ja seda saab seletada tõenäoliselt ka nii-öelda kasvava läbisõiduga, et pimedal ajal inimesed pigem istuvad rohkem kodus ja külmaga nina välja ei pista, aga suvel on palju tegevusi ja eks see kuum ilm siis natukene ajab ka pea sassi, nii et hakkab juhtuma. Et võib-olla oleks üks meede siis ohutuse parandamiseks või vähemalt statistika parandamiseks see, kui meil oleks aasta läbi talv. Aga ilmselt jah, sellega ka liiklejad ei nõustu. Et tegelik see keskkonna ja liikluse ohtlikkus on meil ju kogu aeg sama, aga lihtsalt suvi võimendab siis tagajärgi. Ja teine slaid lühidalt, et ma võtsin siin ka 2024 juurde, kus on siis näha, et 2025 oli see märkimisväärne paranemine, kusjuures just hukkunute arvus esimese poole aastaga pea 30% vähenemine, vigastatude osas 16%. Aga taaskord peame nentima seda, et meil ei ole Eestis jätkuvalt adekvaatset informatsiooni, andmeid selle kohta, et milline on raskete vigastuste osakaal, kuna ei ole ametkonnad suutnud neid ühildada ja võtta kasutusele niinimetatud mais siis vigastuste klassifikatsiooni või siis vähemalt püüda siduda seda, mis on meditsiinis kasutusel klassifikatsioon, et seda oleks võimalik ümber rehkendada sellesse mais 3+
raskete vigastuste klassifikatsiooni. Ehk siis kuigi meil on liiklusohutusprogrammis eesmärk raskeid vigastusi vähendada, siis jätkuvalt me tegelikult ei tea, kus me täpselt oleme ja kui palju me siis neid peaks vähendama. Ja noh, suur tõenäosus on ka see, et siin aja jooksul, kui meie meditsiin on paranenud, siis nagu öeldakse, avarii hetkest nii-öelda see esimene tund on kõige kriitilisem, et kui abi jõuab tunniga kohale, siis sageli nii-öelda see, mis varasemalt oleks olnud üsna kindel hukkunu, siis tänapäeval ikkagi suudetakse ära päästa. See võib küll tähendada püsivaid nii-öelda puudeid, probleeme inimesele, aga jah, ikkagi selles mõttes hukkunute statistikasse ei lähe, aga sellisel juhul me peaksime ikkagi teadma seda raskete vigastuste osakaalu. Aga mis siin on veel võib-olla huvitav tähelepanek, et kõige suurem kannatanute hulk on siis noorte hulgas. Ja kui võtta siit kuni 25-sed, siis see on ikkagi tuntav enamus. Ja mis on veel siit näha, on see, et tegelikult jalgratturite pilt on esimese poolaastaga paranenud. Samas kui ülejäänud on jäänud suhteliselt samaks ja sõitjad on ka rohkem kannatanud võrreldes mullusega. Ma ei tea, kas soovib Ain kommenteerida siin neid numbreid. Ma kommenteeriks kõigepealt natukene eelmist slaidi, seda kuude jaotust, et võib-olla oleks huvitav võtta võrdluseks graafikusse näiteks õlle läbimüügi numbrid igakuulised, kui need kuskilt kätte saaks. Et kas see avariide toimumine seondub või kas seda on võimalik seostada näiteks otseselt õhutemperatuuriga, seda me minu meelest ühes tunnis vaatasime, aga õlle läbimüügi seost ma ei ole proovinud. Jaa, see on huvitav mõte, et väga palju erinevaid korrelatsioone võib otsida, kas me mingit põhjuslikku seost leiame, on omaette, et eks need faktorid on palju rohkem, aga ilmselt ikkagi see üldjoontes on see, et lihtsalt suvel on palju rohkem liikumist, sagimist ja aetakse välja igasugused sõiduvahendid, mootorratturid lisanduvad, erinevad kaherattalised, ka tõuksid talvel ikkagi liiguvad vähem, kuigi ka tänapäeval neid ikkagi mingis koguses võib olla liikvel. Nii et see liikluspilt on suvel teine. Ma siin räägiks korra vahele sellega, et meil on tegelikult ju võimalik vaadata liiklussagedust jaotust riigimaanteedel kas või igapäevase kohta, tõmmata terve aasta niimoodi kokku ja võrrelda siis seda liiklussageduse numbrit, mis on tegelikult ju läbisõidunumber, võrrelda seda siis nende õnnetuste arvuga või avariide arvuga. Et ma väidaksin, et see liiklussageduse, suvine suurem liiklussagedus ei ole täpselt samamoodi haakumas nende avariidega, vaid siin on midagi muud, et pigem seos on ikkagi tõesti temperatuuri kui sellega, et palju sõidetakse. Palju sõidetakse ja millega sõidetakse? Et kaherattalised, nii-öelda powered two-wheelers ehk siis tõuksid, mootorrattad, mopeedid, need tulevad kõik ju välja kevadel. Selles on küll õigus, sest et seda me tegelikult nendest Maanteeameti andmetest kätte ei saa. Kas ma võin ka küsida? Okay, et minul on meeles vanast ajast, ma olen seda statistikat uurinud, aga viimasest ajast mitte, aga minul on meeles niimoodi selline pilt, et sihuke hüppeline kasv toimus kuskil oktoobris, novembris seal kandis, ühesõnaga, see oli minu jaoks ka loogiline, et tekib see pimedus ja sellega seoses
et see põhjustab õnnetusi rohkem ja neid halbu tagajärgi rohkem, aga praegu see graafik räägib hoopis midagi vastupidist, et sellepärast ma imestan, miks ma näen siin sellist pilti, ja kas võib seletada niimoodi, et see minu ajaloolise mälu jäänud pildi ja selle suurt erinevust? See graafik on nüüd puhtalt ainult esimese 6 kuu võrdlus. Eelmise aasta ja selle aasta esimese 6 kuu võrdlus. Meil siin graafikul ei ole nagu teise poolaasta numbreid üldse. Aga seal ma nägin, et jaanuar olid seal all, lihtsalt vaatasin graafiku all. Ma tõin nüüd ekraanile nüüd kogu selle statistika, mida ka Transpordiameti lehelt näeb. Mul on ta pandud auditi lehele välja jagatud, ehk siis see on aastast aastasse korduv muster, et meil suvel on oluliselt rohkem sündmusi ja siis vaikselt sügisel tegelikult siis vähenevad avariid, vigastused ja hukkunud ja jälle vasta suve siis hakkab tõusma ja siin olid 3 väga hullu aastat või 2023 kuni 22 kuni 24, eks ole. Ja nüüd siis toimus 25 tegelikult oluline paranemine ja tõepoolest me siin aasta alguses ühes tunnis arutasime, et mis võisid olla selle erilise aasta põhjused ja tegelikult me leidsime põhimõtteliselt 2 asja. Üks oli võib-olla natukene erilisem teistmoodi suvi ja teine oli see, et politsei järelevalve lähenemine muutus. Et see oli üks väga selge oluline muutus, mis võis avaldada mõju ja tegelikult see politsei strateegia ja taktika on tegelikult jätkunud samal viisil, nii et see mõju ilmselt jätkub siin. Et ma praegu võib-olla ei loe välja, et mida see graafik täpselt ütleb, see räägib nagu kõigist liiklejatest ja kas see arv, mis seal kõrval on, mis see on täpselt, et see on? See Transpordiameti statistika käsitleb kannatanutega avariide statistikat. Siin ei ole kõiki pleki mõlkimisi, neid käsitleb siis liikluskindlustusfond, et see on puhtalt inimeste kannatused, kus on vigastatud ja kus on hukkunud. No selge, ühesõnaga see... Et tegelik kui räägime avariidest, mille hulka siis ka ilma inimkannatusteta avariisid lugeda, siis need on ikkagi 10 korda suuremad numbrid. Ja tegelikult on veel ju teada ka seda, et ega väga palju selliseid ühe sõiduki avariisid, kus ka inimesed on viga saanud, olgu need siis tõuksi või mootorsõidukiga, siis ei pruugi üldse jõuda politsei statistikasse ja siis siia sellesse, aga need võivad olla ikkagi siis meditsiini tervishoiu statistikas, et seal on reeglina kuskil 10% lisa nii hukkunutes kui vigastatutes. Ja mina võin öelda lihtsalt see, millest ma rääkisin võib-olla 10 või rohkem aastat tagasi, et see oli, ma arvan, ikkagi hukkunute graafik. Ja ma ei tea, kas see vastab tõele, et sügisel tegelikult see hukkunute arv hakkab kasvama, ma ei tea, aga lihtsalt mul on niisugune mälu. Ja et selles mõttes nad on natuke erinevad graafikud ka ikka. Need graafikud on kõik aastapõhised, et jah, see graafik näitas avariide arvu seal joongraafikus. Et jah, see vajaks eraldi analüüsi, et kui minna kuupõhiseks neid numbreid vaatama, jah. Nii, aga et jah, selline olukord meil on, et ja tegelikult kahjuks siin selle nädala uudis, kus alguses teatati, et jalakäija hukkus Tallinnas, siis kahjuks selgus, et tegemist oli liikluse reguleerijaga, kellele otsa sõideti, mis on eriti nutune, et aga mis oli huvitav, et uudis kuulutati välja, et siin on autoõnnetusega tegemist, et kui muidu räägitakse liiklusõnnetustest, siis nüüd on
uut liiki autoõnnetus, aga tegelikult tapeti siis liikluse reguleerija. Aga veel kordame üle, et liiklusohutus ei ole õnnetus. Me ei saa rääkida siin mingist õnnepuudusest, tegemist on süsteemi vigadega, mille tagajärjel toimuvad avariid. Avarii tähendab siis seda, et on süsteemis mingi viga ja me selle tagajärjel siis kas sõidab auto teelt välja või põrkab teise sõidukiga või jalakäijaga või ratturiga kokku. Või noh, ütleme harvemini juhtub seda, et jalakäija jalutab kellelegi otsa, eks ole. Me ikkagi räägime seda, et sõidukitega siis tekib nii-öelda mingisugune viga, mille tulemusena siis vallandub kineetiline energia ja sellel on siis sellised tagajärjed. Ja meie ülesanne on seda süsteemi disainida nii, et kui avarii juhtub, et siis sellel ei oleks raskeid tagajärgi, et ei saa inimesed raskelt viga ega hukka. Et tänaseks ikkagi aktsepteeritakse seda, et süsteemi selliselt disainida päris ei ole võimalik, et me sellised inimfaktorid ja vead täielikult elimineerime, aga me saame tegeleda tagajärgede nii-öelda leevendamisega. Aga läheks järgmise teema juurde, et tõepoolest selline artikkel sai siin avaldatud, millega ma olen pikka aega töötanud selle mõttega, et kui kuulata vestlusi liikluse teemal, et siis väga sageli kuuleb seda, et kellel on eesõigus. Ja mitte ei räägita seda, et kes kellele peaks teed andma. Ja siin on väga oluline nagu erinevus nii mõtteviisis kui ka siis ka tagajärjes, et kui mulle sõidetakse otsa ja mul oli eesõigus, nagu me ütleme, siis see ju minu valu mitte kuidagi vähenda. Aga palju olulisem on teada seda, et kellel on tee andmise kohustus ja kas seda kohustust on täidetud. Ja paraku see eesõigus on meil Eesti liiklusseaduses kirjutatud mõistena sisse. Seda mõistet ei leia Soome seadusest ega Rootsi seadusest ega Ühendkuningriigi seadusest, aga leiab Eesti seadusest. Ja kui nüüd mõelda, kus sellised asjad tulevad, lisaks on siis sätestatud peatee mõiste ja sõidu eesõigusega tee mõiste. Ja kui seda peatee mõistet vaadata, siis räägitakse siin pinnasteest ja kruusateest ja nii edasi. Kui mõtleme, kus need asjad tulevad, siis kui tulid esimesed autod, siis ega selliseid kattega teid oli üldse väga vähe. Et võis olla, enamus Tartu linnast ilmselt oli kruusakattega, võib-olla oli Raekoja plats ainsana kivikattega. Sama ilmselt oli Tallinnas siin 150 aastat tagasi. Ja siis, kui tulid autod ja autod vajusid porri, siis tasapisi hakati ehitama kattega teid. Ja siis kattega tee peal oli võimalik vähe kiiremini liikuda, siis tundus nii, et see on progress ja milleks siis takistada kattega teel kiiret sõitu, et nüüd kehtestame, et kui on kattega tee, siis see on peatee kõrvalteede suhtes, mis on katteta. Aga Raul, siin on nagu probleem. Probleem on selles samas punases tekstis selles mõttes, et kui nüüd seaduse järgi, kui see vahetult, ütleme, kattega teega piirnev ristuv teelõik, kas või paarkümmend meetrit tehakse, eks ole, tolmuvaba katte alla, siis tähendab sellelt peateel liikujal pole mingit võimalust hinnata, kas kõrvaltee on tema suhtes kõrvaltee
või hoopistükkis peaks siin kehtima parema käe reegel. Just nimelt ja see pole ainuke selline jaburdus liiklusseaduses, kus eeldatakse, et liiklejad on hiromandid ja nad peavad ette kujutama või nägema, et mis toimub teistel tänavatel, teedel, et mis märgid sinna on paigaldatud. Noh, lihtne näide on jalgratturi jalakäija vaates või eelkõige ratturi vaates, et noh, kui öeldakse seaduses, et kui märgid ei sätesta teisiti, et noh, peab andma teel liiklejale teed, kui märgid ei sätesta teisiti. Ja nüüd mõtleme, et kellele, kuhu see märk siis peaks olema pandud, mis teisiti sätestab. See peab olema ju sellel ristuval teel sellele sõiduki juhile ja rattur, kes tuleb ristuvalt, tema ei tea sellest midagi. Et meil on väga palju selliseid absurdilähedasi reegleid, mida ei ole nagu läbi mõeldud, kuidas need tegelikult toimivad. Ja siin on jah see, et ega sõidan omast arust peateel, aga ma ju ei tea, ma ei näe, mis seal toimub. Et noh, tänaseks ongi seis see, et ega meil ju enamus maanteid on ikkagi kattega, kruusateid on vähe ja sõltumata sellest, mis kattega nad on, siis üldjuhul on ikkagi ristmikel märgid, tee andmise märgid, et see on ka üks teema, et meil on ja mida ma artiklis räägin, et kus need asjad alguse saavad, et meil on konventsioonist tulenevalt märgigrupp, mille nimeks on eesõigusmärgid, priority signs. Ja noh, see on juba selline nii-öelda fundamentaalne viga, et enamus nendest märkidest, mis selles grupis on tegelikult tee andmise kohustuse märgid. Anna teed, stopp-märk ja nii edasi. Et ja miks üldse sellist eraldi märgigruppi vaja on omaette küsimus, et need tee andmise kohustuse märgid võiks olla kohustusmärkide grupis ja oleks asi väga selge. Et jah, et mis ma nüüd nagu selle artikliga ja kogu selle arutlusega väidan, on see, et tegemist on täiesti tarbetute asjatute definitsioonidega, mis tekitavad ainult segadust ja sellist nii-öelda põhjendamatut ootust, et mul on õigus liikuda minu valitud suunas, minu valitud kiirusega ja kõik teised teavad seda ja lahkesti pakuvad mulle teed. See on üks fundamentaalne väär arusaam ja eeldus ja nagu öeldakse, eeldamine on kõigi avariide siis või kuidas liikluskeeles seda peaks ütlema. Et tõepoolest liiklusseadus on esimene definitsioon või mõiste on anda teed, mitte takistada, mis on selles mõttes huvitavalt sätestatud, et tegemist ei ole nii-öelda kohustamisega, vaid lihtsalt selles mõttes tee andmise nagu faktiga, et mida see tähendab. Ja mis on väga huvitavalt nagu kirjeldatud, et ei tohiks sundida teist liiklejat järsult muutma liikumissuunda või kiirust, aga noh, kas siis, mis on järsult? Noh, see on ka jällegi nagu ka jalakäija kiirus ja sellised huvitavad mõisted, et mida see siis tähendab, et aga miks ma üldse peaksin sundima teist liiklejat muutma liiklussuunda või kiirust järsult või mitte, et noh, tegelikult peaks olema väga selge nii-öelda igas olukorras, et kellel on tee andmise kohustus. Äkki on huvitav, kui ma kommenteerin ka juurde, sest see on tegelikult huvitav teema minu jaoks, see eesõigusmärkide loetelu. Mul on niisugune oma ajalooline mälu, mina tundsin lapsena liiklusmärkide vastu huvi, see päris väiksena lasteaias isegi. Ja ma mäletan niisugust asja, esimene liiklusmärkide loetelu, mida mina nägin, oli, kus ei olnud veel eesõigusmärke ja see märk nimega Anna teed, see tagurpidi kolmnurk nii-öelda, see oli veel hoiatusmärkide loetelus ja need olidki niisugused kolmnurksed märgid.
ja siis kuskilt tekkis, ma ei tea täpselt millal ja miks ja see on nagu võib-olla huvitav ajalooline fakt, miks sinna siis tekkis see eesõigusmärkide loetelu, kus siis kuhjati erinevatest gruppidest erinevad märgid ja vaat selle ajalooline põhjus, miks see nii tekkis, see on võib-olla selles kontekstis huvitav ja sul on õigus, ma arvan, et siin on midagi natuke valesti ja võib-olla saab seda muuta, mine tea. See on pikem jutt, aga mida ma olen ise hiljem mõelnud, et näiteks selline märk nagu ülekäigurada, eks ju, sõiduteelt vaadates, see oli siis ja on ka praegu lihtsalt hoiatusmärkide loetelus, aga tegelikult on see ka siis nii-öelda kas eesõigusmärk või siis nagu sina ütled, kohustusmärk, et autojuht peab andma selles olukorras jalakäijale teed. Et noh, lihtsalt ma loetlesin siit välja mõne mõtte, mis võib-olla haakub, aga sellega võiks töötada kunagi. Mina olen oma juhiload saanud 88. aastal nõukaajal ja minu arust olid juba siis ikkagi meil ka, kuna need märgid ikkagi tulevad konventsioonist ja ka suur see nii-öelda okupatsiooniriik oli samamoodi konventsiooniga liitunud, siis minu arust olid meil ikkagi need eesõigusmärgid olemas sellisel kujul ja mis kindlasti oli nõukaajal väga popp oli just nende peade märkide kasutamine. Väga ohtrasti neid kasutati ja ma artiklis kirjutasin ka, ma käisin just Lätis-Leedus nii-öelda ringsõidul ja täheldasin, et Lätis-Leedus on need jätkuvalt väga au sees ja on väga palju ohtlikke ristmikke. Aga sellest ülekäigurajast, tegelikult ülekäiguraja märk on osutusmärk ja mul on plaanis sellest teha ka omaette lugu. Seal on mõlemad, jah, osutus ja hoiatusmärk. On olemas ülekäiguraja hoiatusmärk, mida linnas ei kasutata ju, sest linnas on normaalne, et ülekäigurajad on igal pool. Aga siis kasutatakse pigem sellise nii-öelda maantee keskkonnas rohkem. Teisalt jällegi meil täna asulavälistel teedel üldjuhul ülekäiguradasid, sebrasid ei kasutata, on ülekäigukohad ja siis pigem kasutatakse nagu jalakäija hoiatusmärki, et jalakäijad on teel. Aga jah, nagu ma ütlesin, neid jaburdusi ja kohati absurdseid sõnastusi liiklusreeglites, liiklusseaduses on kamaluga. Ja eriti keerulised on erinevad liitlaused, kus on topelteitused ja nii edasi, aga neid võiks käsitleda järgmistel kordadel eraldi lugudena lausa. Aga jah. Lihtsalt ma täpsustan äkki siis, et võib-olla võiks vaadata huvi pärast, et mina arvan, et mul võis mingi vana raamat sattuda seal 80-ndatel, aga ma arvan, et kuskil 60-ndatel või 70-ndatel oli selline olukord, kus veel eesõigusmärk ei olnud. Keegi võib seda ajalugu uurida, aga igatahes minu ette on sihuke raamat kunagi sattunud, aga ärme sellel. Nojah, see konventsioon on tegelikult 68. aastast, millega Eesti on ka nüüd liitunud ja oli varasemalt siin oli priority signs on grupp B olemas. Raul, ja. Konventsioon on 49. aastast, ma ei tea, mis ajal Nõukogude Liit sellega liitus. See oli esimene, aga see, millega valdavalt millest need märgid ja asjad tulevad, on jah, 68-ndast. Nii, kas Estoniat pole siin pandud. Eesti on ratifitseerinud tegelikult 2 aastat tagasi ratifitseeriti ka hilisemad muudatused selles Eesti poolt. 92 näed sa lisatud, aga kas siin on USSR-i, siin Vikipeedias ei näita. Aga on, mis ta on, et jah, et see konventsioonist need märgid tulevad ja selle nimega nii-öelda märgigrupp, aga kõige esimene nii-öelda konventsioon oli juba 909. aastal, nii et ja kui mõelda, et esimene eritasandiline liiklussõlm Londonis tehti ka vist umbes samal ajal, nii et siis autod hakkasid järsult tänavapilti tulema. Aga minnes selle
aruteluga edasi, siis jah, et miks meil ei ole selliseid mõisteid, mis oleks palju olulisemad, noh näiteks kõrvaltee. Et meil on küll peatee mõiste, aga kõrvaltee mõistet ei ole, samas seaduses kõrvalteed kasutatakse. Ja palju olulisem on meil aru saada ju seda, et millal me oleme kõrvalteel, mitte seda, millal me oleme peateel. Sest meil on oluline teada, et nüüd ma pean kellelegi teed andma, mitte seda, et ma arvan, et kõik teised teavad, et nad mulle teed peavad andma. Ja tegelikult nad ei tea, sest nad ei tea, et nad on kõrvalteel, nad ei tea, mis asi kõrvalteegi on. Noh, siit tuleb välja, et jah, kruusatee kattega tee suhtes on kõrvaltee ja kui ma lähen piki kruusateed 100-ga kattega teele, et ma ei pruugi üldse nähagi, et kate muutub. Ja nii edasi, et neid nüansse on väga palju, et noh, jällegi need reeglid paistavad olema sellest ajast, kui rongid sõitsid 34 kilomeetrit tunnis ja autod veel aeglasemalt ja tõesti see keskkond oli ka hoopis teine, et me võiksime kuidagi tulla ülejärgmisesse sajandisse. Aga jah, et see mõtteviis, et mul on ees õigus, noh, järelikult muret ei ole. Näpin telefoni ja nii-öelda olen autopiloodi peal. Või teine mõtteviis, et mul võib igal hetkel olla tee andmise kohustus, seega olen valvas ja ettevaatlik. Et see ennetava liiklemise selline nii-öelda reegel või põhimõte või mõtteviis, mida ka mõne autokoolides ma tean, et õppuritele tutvustatakse, on see, et sa pead arvestama, et kõik teised liiklejad on ja noh, siis mõtled siia mingisuguse sobiva sõna iseloomustuseks ja oled valmis, et nad noh, ei täida reegleid, ütleme niimoodi. Aga noh, tegelikult on see, et õige mõtteviis on see, et ka kõik teised liiklejad on inimesed. Mis tähendab seda, et nad on ekslikud ja kõige suurem viga, mida me võime teha nii liiklejana kui liikluskeskkonna kavandajana, on see, et me eeldame, et inimesed ei ole ekslikud. Me eeldame, et nad täidavad kõiki reegleid nii mõistlikke kui ebamõistlikke nii-öelda joonelt ja ilma igasuguse nii-öelda aruteluta. Et nad kõik saavad nendest reeglitest alati igas olukorras ühtemoodi aru. Et see kõik on ju ilmselge jaburdus. Et see ei ole ju võimalik ja noh, sellepärast me ka täna näeme ikkagi neid statistikanumbreid, et me eeldame kogu aeg midagi nagu valesti ja siis me põrkame kokku ja kui kiirus on suur, siis on tagajärjed rasked. Et seda ehk see on nullvisioon, mis eeldab ikkagi seda, et inimesed on ekslikud, aga meil kipub see reaalses elus jätkuvalt ära ununema, et kui me siin seda viimast teemat tuleme lahkama, siis näeme ka seda. Ja üks, mis sellega haakub, on ka selline nii-öelda eksitav eesõigus või tee andmise korraldus, mis noh, kui ütleme niimoodi, see on liikluskorralduslaiskus, et kui tee omanik ei kavanda ohutut keskkonda ja siis üritab märkidega kuidagi seda toimima panna, siis paraku, nagu öeldakse, liikluse korraldamine ei ole liikluse ohutustamine, vaid see ongi nii-öelda liikluskorraldamine, et tegeldakse nii-öelda liiklusvoogudega, et noh, et autod saaksid kuidagi liikuma. Aga andes siis kellelegi nii-öelda eesõigust ja kellelegi tee andmise kohustust, aga kas reaalselt need liiklejad seal liiklusolukorras sellest niimoodi ka aru saavad, kas see keskkond seda korraldust toetab, see on omaette teema, et siin see vasakpoolne pilt on Lätist, kus tee läheb ilusti sirgelt, maantee. Siin kiiruspiirang muidu 90, aga siis napilt enne seda oli ta piiratud 50 peale.
aga mets varjab nähtavust ja tegelikult üsna terav selline kurvikene ja sealt siis see justkui on nagu peatee. Aga siit võiks mõnuga minna otse. No analoogseid on meil, leiab ka Tallinnast ja igal poolt mujalt Eestist ka, on Hiiu ristmik on väga kuulus ja siin just oli üks küsitlus, ma nägin Facebookis, et linnaosa küsis inimeste käest, et linnaosavalitsus, et millised kohad Nõmme tänavavõrgus nagu vajaks parandamist ja Hiiu ristmik oli vist enam-vähem pooltel juhtudel kõlas seal kui üks murekoht. Ja selles artiklis ma tegelikult joonistasin ka, et kuidas ühe variandina oleks võinud ammu juba selle olukorra ära lahendada, aga siiamaani on siis püütud tasapisi natuke neid märke ümber tõstes parandada, aga reaalsus on see, et paranenud ei ole. Ja 10 aastat tagasi üks esimesi teemasid, mida me liiklusohutusauditi portaalis käsitlesime, oli see kuulus Rohu tänava elektrikapp, mida kogu aeg rammiti, et kui seal tänavat rekiti, siis tekkis kuidagi selline nagu visuaalne koridor, mis imes autosid sinna ristmikule ja sõideti kokku, et ei osatud nagu teed anda. Alguses siis pandi kõvasti märke juurde, iga laksuga pandi mõni märk jälle juurde, aga ei aidanud. Aitas see, kui pandi betoonbarjäär ja üks liikumissuund lihtsalt kinni ja pärast seda on olnud suhteliselt rahulik, vähemalt mootorsõidukid pole kokku sõitnud. Aga summa summarum selle artikli sõnum on see, et kui me räägime ohutu liikluse reeglitest, siis eesõigust ei ole olemas ja peateed ei ole olemas. Et need on keelatud sõnad, need tuleks seadusest välja võtta ja rääkida ainult sellest, et kellel mingis olukorras on tee andmise kohustus, see peab olema hästi selge. Ei ole võimalik liiklusolukorras hakata 3 erinevast paragraafist otsima sätteid, mis omavahel on vastuolus ja lugema erinevaid liitlauseid, et kellel nüüd on siis eesõigus või ei ole eesõigus. Et mis on tänase seaduse reaalsus. Et seadust vajaks selles osas totaalselt nagu ümber kirjutamist. Ja selles artiklis on ka mõned näited siis, kuidas võiks läheneda sellele sõnastusele. Nii, on teil mingeid mõtteid tekkinud vahepeal selle heietuse peale? Nii, ma lülitan mikrofoni. Kas sul on mingi visioon, kuidas moodi, ma olen nõus selle jutuga, aga et kuidas üldse jõuda selleni liiklusseaduse muutmiseni või kes seda teeb või kuidas me suudaksime seda saavutada? Lühidalt äkki oskad? Tead, ei ole. Meil on hetkel kehtiv liiklusseadus aastast 2010 vist, tuli uus seadus, kirjutati täiesti uus. Et vana ei kõlvanud. Minu märkus on see, et ma lugesin üle, et viimase 5 aasta jooksul on liiklusseadust lapitud 23 korda. Jah, neid muudatusi need lähenevad 1000 vist. Ja ma olen seda varem ka kirjutanud, et see on, ütleme, Eesti seadusloome kõige suurem praak üleüldse. Ja kui vanasti oli meil enne seda liiklusseadust olid liikluseeskirjad ju määrusena, et liikluseeskirja oli lihtsalt eraldi üks määrus, siis juristide sõnum oli see, et määrus on selline alama astme akt ja sellega ei saa justkui nagu reguleerida liiklejate vahelisi õigusi ja kohustusi ja reeglistikke, et see peab olema seaduse tasandil. Ja siis kirjutati ühte seadusesse kokku kõik, mis pähe tuli, tegelikult mingid asjad, klausid toodi teeseadusest üle ja
ja noh, mis ma olen ju kirjutanud, üks huvitav klausel on liiklusseaduses paragrahvis 3 lõige 6. Kohe võtan selle lahti ka, et eilegi oli mul siin vallavalitsuses või volikogu komisjonis istung ja sai sellele tähelepanu juhitud, et mida tegelikult enamus asjaosalisi ei tea. Kui me kerime mõistetest üle, mida on meil siin üle 100, liiklejate turvalisuse tagamise paragrahv ja selles on siis see viimane punkt. Planeeringute koostamisel ja kehtestamisel peab kohalik omavalitsus tagama liiklusohutuse nõuete järgimise. Ja see on ilmselt kõige vähem tuntud seaduse paragrahv kõigi planeerijate ja kohaliku omavalitsuse töötajate hulgas. Mis on otsene kohustus neile, aga nad ei tea, et see neil on. Kas see on selline asi, mis sinu hinnangul on seaduses korras? Ei ole korras, sest on vales seaduses. Planeerijad ei loe liiklusseadust. Planeerijad, ma arvan, et päris palju võib-olla isegi sellised, kellel ei ole juhiluba. Et miks ta peaks seda liiklusseaduse paragrahvi lugema? Ma küsisin seda planeerijate konverentsil saalitäielt inimeste käes, et kas nad teavad, kus selline säte on. Mitte keegi ei teadnud. Ma arvan, et see oli 200 inimest ja siis pakuti, et planeerimisseaduses, aga ei ole planeerimisseaduses. See planeerimisseadus oleks väga loogiline koht, aga seal seda ei ole. Jah, aga siin on ka see küsimus, ma arvan, et mis asjad on liiklusohutusnõuete järgimine, siin on seda tõlgendamisruumi päris palju, et sellele vaieldakse kogu aeg, et mis asi on ohutu. Sellega ma olen täiesti nõus ja sellepärast ma ka kirjutasin mõni aeg tagasi sellest, et kuidas see oli, artikkel liiklusohutuse nõuete. Jah, et ma kirjutasin pikema loo sellest, et mida see võiks tähendada, see säte ja mis asjad võiks olla need nõuded ja kuidas neid siis peaks rakendama. Aga jah, et kui palju siis keegi sellest erablogist nüüd nii-öelda seda võtab seda nii-öelda tõsiselt, on omaette teema, eks ole. Ja ma nii palju tean, ega ausalt öelda ma olen ka mingitel aegadel planeeringuid teinud ja menetlenud ja noh, ma olen võib-olla niimoodi oma vaistu või tarkuse järgi nagu nende küsimuste peale mõelnud, aga niipea kui sattuda seal, ütleme, erinevate ametnikega selle üle arutlema, siis me võime sattuda ühesõnaga risti vastupidiste seisukohtadeni, et ma lihtsalt ütlen, et see ei ole üldse lihtne küsimus, et kuidas seda päriselt nagu saavutada. Mul on portaalis need planeerimise printsiibid on olemas ja need ei ole väga keerulised. Iseasi jah, kas nendega nõustutakse või nendest aru saadakse, on teine teema ja tegelikult kohe puudutame ka seda ühte peamist printsiipi järgmises teemas. Tegelikult ma vaatan, kell ongi nii palju, et peakski edasi liikuma. Et Paia-Sõlme ehitusprojekt, siin Transpordiamet korraldas ehitushanke, seda projekti on ette valmistatud mõnda aega, tehti vist 2021-2022 eelprojekti siin natuke pikemale lõigule, siis Tartu maanteel Mäost edasi kuni vist Adavereni ja planeeriti siis seda 4-rajalist teed ja nüüd sellest suuremast projektist on siis üks jupp ehk siis Paia-Sõlm ja natuke enne, natuke pärast pandud ehitusse. Ehitus hakkab millalgi sügisel. Ja
ausalt öeldes ma ei olnud seda projekti näinud enne, kui see ehitushange välja kuulutati ja ikkagi ma natukene ehmatasin ära, et kas tõesti, et midagi on jälle läinud meil natukene kusagile lappama. Ja igal projektil on omad lood ja kuidas nad on tekkinud ja arenenud ja eks siin on ka kindlasti erinevaid argumentatsioone. Põhjendatakse küll maaomanike kooskõlastuste ja raskustega ja ilmselt ka alati on nii-öelda rahamängus, et püütakse midagi kokku hoida. Aga kas see kokkuhoid ikkagi on see kokkuhoid ja mis võiks olla tagajärjed? Ja esimene mure, mis on see, et siin projektis on 2 sellist alamõõdulist niinimetatud sõiduautode tunnelit. Üks on siis Käsukonna nimeline Käsukonnatee sõiduautode tunnel. Ja kui nüüd vaadata tegelikult seda kaarti, siis siin on 2 pool see olemasolev kohalik teel kulgeb läbi küla, kus on mõlemal pool seda teed on erinevad talud, majapidamised, ehk siin liigub ikkagi rohkem inimesi kui üks ja ümberringi on põllud. See piirkond on väga tuntud selle poolest, et siin on heal järjel põllumajandus, siin on palju põllumajandusmasinaid, mis liiguvad ja maanteel liiklejaid alailmaga takistavad ohtlikult, siis tekib küsimus, et kuidas on sellise lahenduseni jõutud ja et kui ühelt poolt oleks tegemist lihtsalt nii-öelda jalakäijate ratturite teega ühendusega, siis selline risttee oleks vägagi adekvaatne, aga nüüd siin ikkagi on tegemist kohalik tee, kus liiguvad erinevad sõidukid ja mitte ainult sõiduautod ja ei ole võimalik nii-öelda seda teed eristada kuidagi, keelata siis täielikult, ma ei tea, põllude, masinate või mingite muude sõidukite, legaalsete sõidukite liiklus, et see lihtsalt ei toimi. Ja tekib küsimus, et kuidas sellise asjani on jõutud, et kas tõesti selline asi on lubatud ja tuleb välja, et jah, meil on mingil hetkel siis ministri määruses nimega tee projekteerimise normid, mis on maanteedel siis nii-öelda kohustuslik, on sisse kirjutatud, et teatud juhtudel, kui liiklussagedus on alla 20 sõiduki ööpäevas, siinjuures täpsustamata, et millisest sagedusest me räägime, millises perspektiivis ja mis sõidukid need on, siis et on lubatud vähendada riste kõrguskabariiti kuni 3 meetrini. Kui veoautodele ja päästetehnikale tagatakse alternatiivne nõuetekohane juurdepääs muu teedevõrgu kaudu. Ja siin jälle küsimus on see, et mis asi on see nõuetekohane juurdepääs selles muus teedevõrgus, et kus on need nõuded ja kuidas sellest aru saada, et siin jälle tuleme selle juurde, et vale eeldus on see, et inimesed ei eksi. Inimesed eksivad ja neid ka eksitatakse. Ja linnatänava standardis meil ei ole sellist sõidutee vähendatud gabariiti alla 4 meetri ja teame, et legaalselt ikkagi veokid, bussid võivad olla kuni 4 meetri kõrgused. Et miks ka 4 meetrit kasutada, selles mõttes huvitav, et minimaalne tolerants võiks olla ju 20 senti, Rootsis on kogu aeg olnud, ütleme, minimaalne gabariit 4,3, maanteedel 4,7, meil on kogu aeg olnud ta 5, nüüd on tõstetud 5,5 peale põhimaanteel, mis on ka vägagi küsitav, et miks me siis siin nüüd selle pool meetrit juurde paneme. Aga see selleks, et ja kui nüüd mõtta kas või päästeautod, siis kõik nad on kõrgemad kui 3,3 meetrit ehk 3-meetrisest mulgust nad läbi ei mahu. Ehk siis tähendab ikkagi, et abi inimesteni jõuab hiljem, aga jah, kui nüüd vaatame veel, et miks me ei õpi oma vigadest, et meil on Tartu maanteel
Kose ristil, kus eelprojektiga oli ette nähtud korralik, kvaliteetne eritasemel riste, siis see põhiprojektiga muudeti ära viaduktiks tunneliks ja ka selliseks alamõõduliseks 3-meetriseks tunneliks, mille nimetus vist on ka siis, et sõiduautode tunnel. Aga reaalsus on see, et siin on 5-6 aasta jooksul üle 10 avarii, kus siis on sõidetud nendesse gabariitidesse, võib-olla ka selle tunneli pihta, ma ei tea. Ja no need kahjud ise, LKF-i kahjud enamusel juhul on kirjas, et teerajatise kahjustamine, see tähendab, riik on nõudnud sisse kindlustuselt nende gabariidiväravate taastamise. Et miks me selliseid asju teeme ja kui nüüd vaadata seda koha peal ka, et siis liikleja vaatest, et kui lähme kaardi peale, et tegemist on siis vana maantee läks meil siis Koselt ristilt läbi, kus on Tareke ja siit on siis tehtud nii-öelda kohalik tee. Eelprojekti järgi pidi siis tulema tegelikult siit Koguja tee Tallinna suunalt ja minema viaduktiga üle ja jätkuma nii-öelda sujuvalt selle vana Tartu maantee trassil, aga siis see muudeti ära ja tehti siia tunnel. Ja kui ma nüüd lähen siit liiklema ja tulen näiteks siit Tartu poolt mööda vana teed, mis näeb endiselt selline välja, ainult liiklust on vähem, siis mitte kusagil ei öelda mulle, et ma tegelikult, siin oli tupikumärk, see vana tee lõigati läbi ja sõlm viidi kaugemale, aga et siit edasi ma tegelikult muu kui sõiduautoga sõitma ei peaks. Esimene märk, kus ilmub, on mul siin ja taustal paistab päike, et keeran ma siis siia ja ütleb siis märk, et seal on 3-meetrine gabariit 600 meetri taga. No keerasin ma siia, nägin seda märki, no mis ma nüüd peale hakkan? Kratsin kukalt, ei saagi sõita või? Kui ma nüüd aru saan, mida see märk tähendab ja aru saan, et oi, mul on jalgrattad katusel ja mul näiteks see sõiduauto ka on kõrgema gabariidiga kui see 3 meetrit. No sõidan edasi ja siis võib-olla ma näen seda gabariidi väravat siin. No nüüd ei tahagi sõita, ma vist olengi veoautoga, ei luba sõita. Siin pildi peal polegi väravat näha praegu. Et jõuan siia, mis ma siis peale hakkan? Jällegi, mul ei ole võimalik viga parandada, et teha ümber pööret või keerata kusagile mujale, et mind on sisuliselt planeeritud, projekteeritud lõksu. Et sellist asja teha ei tohiks. Ja nagu näha, siis inimesed eksivad ja mitte harva ja maksavad riigile siis raha, et nad saaksid seda lollust siin uuendada. Noh, see asi muidugi sellisel kujul võiks olla õppetund ja me võiksime olla natuke targemad ja rohkem sellist asju mitte teha, aga paraku sellist asja, nagu näeme, siis on projekti pandud ja ma toon siia ühe näite Dubaist, väga ekstreemsest juhtumist, kus on ramp, mis sõidab tegelikult ühte parkimismajja ja kuna parkimismajja bussid ja suuremad sõidukid mahu, siis olid insenerid oma targa peaga pannud ette siis sellise gabariidivärava, aga mitte sellise, nagu meil Kose ristil on, mis suhteliselt kergesti maha sõidetakse ja siis juhi üles äratab, et oi seal taga, et sa ei mahugi ilmselt sealt läbi, siis see nüüd on selline, kus ükski sõiduk nii-öelda seda paigast ära ei nihuta ja juhtus siis ühel õhtuse päikeseloojanguga selline avarii, kus bussijuht, bussis olid Omaanist pärit töölised
nendest 17 siis hukkus, bussijuht jäi elama, kuna bussijuht istub madalamal, tema nii-öelda vaateväli on peaaegu nagu sõiduauto juhil. Nii et temale päike varjas põhimõtteliselt selle barjääri ära ja tema siis üsna ruttu mõisteti süüdi pikaks ajaks vanglasse, aga siis ikkagi leidus juriste, kes võtsid selle asja lahata ja näitasid ära, et selline rajatis sellisel moel on nõuetele mittevastav ja ohtlik, et bussijuhil ei olnud võimalik nii-öelda kuidagi nagu reageerida adekvaatselt ja siis midagi ette võtta, et mitte sinna sõita. Ja küsimus on, kuidas ta üldse siin nii kaugele jõudis, aga ta jõudis ja mida ta siis oleks pidanud tegema, kas tagurdama või kuhu ta oleks pidanud sõitma, et mitte sealt väravalt läbi sõita. Nii et tegemist on selgelt sellise nii-öelda kavandatud teeinseneri poolt, liikluskorraldaja poolt kavandatud mõrvaga. Et kujutame nüüd ette, et kui nendesse tunnelitesse sõidab mingi ekskursioonibuss õpilastega, et kas me oleme nõus leppima nende tagajärgedega. Suund, ristmik ja sõlm, siin on üks selline käsukonna liiklussõlme nime all olev keeruline virvarr, tegelikult on siin lihtsalt 2 mahasõitu, mis lihtsalt segavad kogu seda liikluspilti. Et tegemist ei saa öelda, et oleks mingisuguse sõlmega, sest ühendused on ainult 2 suunas. Siit Tallinna poolt parem maha ja siis kogu edeelt parem peale Tallinna suunda, teisi nii-öelda peale mahasõite ei ole. Et sellel võib-olla väga pikemalt ei puutu, aga mis on jällegi huvitav, et normidesse on siis kirjutatud selline asi nagu suund, ristmik, et mis asi see on ja kas ta on. Ja neid on siis siginenud meil uuematesse projektidesse. On öeldud siis jah, et tegemist on füüsilise ohutussaare ning aeglustuskiirendusrajaga ristmik, kus liiklusvooga liitumine, liiklusvoost lahkumine on võimalik üksnes läbi parempöörde. Kas selline 2 pöördega asi on ristmik, on minu arust tugevalt vaieldav. Tegemist on ikkagi mahasõiduga ja kus siis on võimalik ainult peale maha ja ei ole võimalik vasakpöördeid teha, eks. Et ristmikul ikkagi on siis võimalik siirduda ühelt teelt teisele soovitud suunas. Ja ütleme nii, et tegemist ei ole ristmikuga, pigem mahasõiduga. Ja selliseid asju ikkagi arenenud riikides ei lubata teha, me näeme neid, ütleme, tõenäoliselt jah, Lätis, Leedus ja Poolas võib-olla, aga mitte Skandinaavias väga, kindlasti mitte uutel planeeritavatel 4-rajalistel teedel. Sellega seondub väga palju erinevaid riske, mida kõik ei jõua siin nagu läbi käia ja tegelikult normis peaks olema ainult üks säte sellise nähtuse kohta, et need on keelatud. Aga nüüd Ain tahtis siin sõna võtta. Ja ma hea meelega ütleksin, et sellisel suundristmikul on 2 rolli. Üks on liiklussõlmede vahe, kui liiklussõlmede vahe kaugus on meil vähemalt 5 kilomeetrit näiteks, siis et oleks võimalik kusagile nagu kõrvalteele pöörata või kas või majapidamise juurde pääseda ilma sellele eraldi kogu ja teed täies sõlmede vahelises ulatuses välja ehitamata, et siis selleks on see suundristmik mõeldud. Ja teine point on selles, et suundristmik kui selline on liiklussõlme, eritasandilise liiklussõlme osa. Ehk siis eritasandiline liiklussõlm koosneb samatasandilistest ristmikest, mis on reeglina suundristmikud ja ristetest. Ja see on nagu see põhjus, miks see suundristmik kui selline siin eksisteerib ja mahasõidu mõiste on
praegusest projekteerimisnormist üldse maha võetud. Mahasõidud on ka kõik ristmikud. No reaalselt ju, kui me võtame jälle liiklusseaduse järgi, reeglite järgi, meil on õueala, eks. Et kui on mahasõit kinnistule, siis see on õueala, ehk tegemist on mahasõiduga, et kas me seda normi lisame või mitte, ei ole siin tähtis. Tähtis on see, et on nii-öelda eraldatud õueala, kuhu sa saad sisse sõita ja välja sõita, sa ei saa sealt läbi minna. Et sellisel juhul ju ei saa rääkida ristmikust. Ja kui rääkida eritasandi ristmikust, siis eritasandi ristmik koosneb rampidest ja rambid hargnevad, liituvad ja siis on ka võimalus see, et rambid tõesti on olemas ristmik, aga mitte selles mõttes suundristmik, vaid ongi ristmik. Eritasandi ristmikku kui sellist ei ole olemas, sellepärast sellest alates, kui oli üks juhtum, kus Järve liiklussõlmes Circle K tanklast välja sõidul on poolreguleeritud ristmik ja seal võeti üks liikleja rajalt maha ja politsei kirjutas protokolli, et liikleja juht sõitis ristmikule välja poori keelava tule ajal ja siis kirjeldas seda ristmikku kui Järvevana Tammsaare Pärnu maantee eritasandilist ristmikku. Sinna eritasandilisele ristmikule sõitis liikleja välja sellel hetkel, kui ta Järvevanast tulles keeras paremale üles rambile, aga mitte sel hetkel, kui ta stati väljasõidu stoppjoont ületas. Stoppjoont, mis ei paistnud välja, sellepärast, et seal oli värvist säilinud ainult 10%. Nii et sellest hetkest sai võetud põhimõtteliselt maha mõiste eritasandiline ristmik ja kasutame eritasandiliste asjade kohta mõistet eritasandiline liiklussõlm. Nii, ja see liiklussõlm koosneb samatasandilistest ristmikest, mis antud juhul on suundristmikud ja ristetest, ehk see sillaga see viadukti mõte. That's all. Tänan selgituse eest. Jah, see on huvitav, aga kuidas see läheb kokku nii-öelda muu maailma arusaamaga, aga see selleks, et kas ta on sõlm või ristmik, mis puudutab seda Järvevana Pärnu maantee niinimetatud sõlme või ristmiku, siis see on ka üks suur teema, et miks on maakasutus nii-öelda sõlme sees, et seda ei peaks seal olema, aga see on teise kohtumise teema, et me oleme tegelikult üle aja juba. Aga nii või teisiti tegemist on ohtliku normiga ja seda ma ei hakka siin rohkem tõestama. Aga jah, üks olulisem asi on see sama paiasõlm ise ja siin on nüüd jällegi juhtunud asjad natukene nadisti, et ilmselt nii-öelda mingi säästu eesmärgil on siis sõlme osana kasutusel vana maantee, ehk meil toimub Tallinnast Viljandi suunale mahasõit justkui nagu ramp, mis järsku muutub siis kahesuunaliseks kohalikuks teeks ja siis ta jätkub siit nii-öelda Viljandi maanteena ja teistpidi samamoodi on siin jupp kahesuunalist, mis läheb ühesuunaliseks pealesõidurambiks Tartu suunas. Vot sellist asja nagu teha ei tohi. See on äärmiselt ohtlik ja kohe selgitame. Ehk kui meil on ikkagi liiklussõlm ja meil on valitud mingisugune liiklussõlme tüüp, siis selles liiklussõlmes peaks olema kõik pöörded läbi rampide lahendatud, kus funktsioon ei muutu, mis teeb selle orienteerumise ikkagi arusaadavaks selgeks ja ei teki just konflikte selle kohaliku liikluse ja maakasutusega, sest need asjad omavahel kokku ei sobi. Ja
ja noh, täna on siin liikluskaamera meil selles kurvis, eks ta siis jääb siin edaspidi ka olema, et et see on projektist väljas, et siin midagi ei tehta. Nii et siis Viljandi poole tuleb see 70 ja kohustuslik tikupoisi läbimine siis ära teha. Mis seal ikka, otseselt ei ole midagi katki, need rambid saab, kui me targemaks saame, saab siia juurde lisada. See on selles suhtes hästi, et nüüd kõrvaltee või see nii-öelda Viljandi tee suund läheb üle Tartu maantee, mis tähendab, et siit saab rambi teha aeglustava rambi tõusuga ja Tartu poole kiirendava rambi languga on okei. Ja üks võib-olla jah, et selline, miks on tehtud selline tilgakujuline jällegi nii kaugele, siin on loodetud siis ka jälle kokku hoida mingites mahtudes, et on tehtud pikad rambid, palju maa-ala ära kasutatud. Kui oleks võinud selle teha oluliselt lähemale viaduktile ja jällegi oleks saanud aeglustava tõusurambi ja kiirendava langurambi, millest me siin ükskord rääkisime, et mis on nagu rampide kiirusprofiilid, et millega peaks arvestama projekteerimisel. Aga jah, et siin nii-öelda see hierarhia on läinud sassi ja kui räägime planeerimise, ohutu tee planeerimise printsiipidest, siis see kõige olulisem esimene printsiip on funktsionaalne hierarhia. Kas me räägime maanteedest või räägime tänavatest, vahet ei ole, me alati peame lahutama voo juurdepääsust. Ja eriti oluline on see suurte kiiruste puhul, et linnakeskkonnas meil ei ole alati võimalik seda voogu eraldada juurdepääsust ja me ei pea alati seda tegema, aga sellisel juhul me peame siis ka selle keskkonna kujundama just selle juurdepääsust lähtuvalt nii-öelda kohast, et me rahustame ja viime kiirused alla ja nii edasi ja pigem siis soodustame võib-olla sellest linnast möödumist või teiste koridoride kasutamist. Aga kui me kavandame 4-rajalist põhimaanteed, siis selle printsiibi vastu eksimine on väga, väga tõsine viga. Ja see tuleks nagu meil siin vabariigis selgeks teha, et sellest ei saa nagu tingida. Sest see on kõige esimene, kõige olulisem printsiip, kõik teistele printsiipidele on see nagu eelduseks, et üldse meil oleks võimalik mingisugust ohutust kiires liikluskeskkonnas tagada. Ja teine asi, et kui me kavandame kahe sellise sisuliselt põhimaantee ristmiku, siis, mis on 3-aruline, siis see õige ristmiku lahendus, eritasandi ristmiku või sõlme, nagu Ain ütles, lahendus on trompet. Aga siin on kavandatud siis selline jaotussõlm, osaline ristik hein või selline romb, millelt on siis 2 rampi ära jäetud ja viidud kõrvalteele. Aga sellest sõlmede planeerimise põhimõtetest rääkisime mõned korrad tagasi. Et kokkuvõtteks see liiklusohutuse 5. printsiip on õppimine ja innoveerimine. Ja see innoveerimine on selline asi, et meil kohati innoveeritakse nagu vales suunas. Et kõike ei saa innovatsiooniks lugeda, mingeid uusi asju, et pigem innovatsioon on selles lihtsuses ja see nii-öelda, et meil on väga lihtsad konkreetsed sõlmed, meil on ristmikud selged ja võimalikud nii-öelda tüüpsed, et see lihtsustab nii inimese kui ka siis aina enam ka robotite liiklemist ohutult. Ma siin küll loodan, et me riik, ametid, projekteerijad ja audiitorid ka õpivad rohkem ja kui mitte ainult nii-öelda oma inimeste ja projektide käes, siis võib-olla siis välismaalt, et ma ei tea, see Dubai näide võiks olla üsna silmi avav mõnes mõttes. Et jõudsime tänaste teemade lõppu, et need ja me oleme päris kenasti üle läinud jälle oma planeeritud tunnist, aga võtaks mõned lõpumõtted, põrgatused.
mina küsiks lihtsalt enda õppimise jaoks, et mul ei ole need kõik asjad nii meeles, sa praegu nimetasid printsiipe 1 ja 5, lihtsalt, et meeldetuletuseks, et kust need printsiibid pärinevad ja kättesaadavad on, ma lihtsalt ei ole nii Ja need meeles. printsiibid on pärit tegelikult Hollandi liiklusohutuse ametist või noh, neil on selline SWOV on selline asutus, mis on ette nähtud siis tegelema ainult liiklusohutuse teemadega ja nemad on siis alates mingi 90ndate keskpaigast Hollandis arendanud seda liiklusohutuse strateegiat ja kõiki nii-öelda planeerimise, projekteerimise põhimõtteid, on teinud uuringuid. Noh, analoogne on ka Soomes on selline asutus ja Rootsis. Eestis ei ole kahjuks eraldi liiklusohutuse eest vastutavat asutust, kuigi Euroopas on isegi minu arust direktiivi tasandil see kokku lepitud. Meil ilmselt on see kompetentne asutus on Transpordiamet või peaks olema, aga ei ole sellist sõltumatut asutust kahjuks. Ja nemad on siis neid printsiipe alates vist esimene see printsiipide nii-öelda sõnastus tuli mingi 2000 või umbes seal. Ja nad on neid täpsustanud siin järjest, on ka õppinud juurde ja on sõnastanud ümber. Ja nüüd see viimane tuli selle 3. strateegiaga ehk siis juhuselt on nagu liiklusohutusprogramm Hollandi jaoks aastani 2030. Ja no, siin see teede funktsionaalsus on olnud kogu aeg algusest peale esimene ja kõige olulisem printsiip. Neid teisi on natukene ümber kujundatud ja on olemas päris hea siis dokument ka inglise keeles, kus kõiki neid selgitatakse, mida need tähendavad ja miks ka need on ümber sõnastatud ja muudetud mingil määral. Aga miks ei ole ka see teede funktsionaalsuse ära muutnud või seda on palju kritiseeritud, kusjuures ja ka seda käsitletakse seal dokumendis, et seda kriitikat, mida sellele on tehtud, et noh, alati ei ole võimalik funktsionaalsus tagatud, aga sellepärast ongi need teised printsiibid, et kui meil ei ole võimalust, siis me ei pea ootama mingit hirmus kallist projekti või ma ei tea, möödasõidu ehitust või asja. Me saame tegutseda täna, me saame rakendada neid teisi printsiipe. Ja sellega ikkagi ohtu leevendada. Ehk siis selle slaidi peal ongi need kõik 5 põhimõtet järjest loetletud. Just. Esimest käsitlesime eraldi ja viimane nendest on selle sama slaidi teema. Siit ma ei loe nii täpselt välja, aga oota, siin on nagu biomehaanika, psühholoogia ja ma tõlgin niimoodi oma. Biomehaanika ongi lihtne, et kiiruste, suundade, kaalu ja suuruse erisuste likvideerimine või minimeerimine. Iga ühele oma. Ja lisaks arvestades siis selle inimese nii-öelda haavatavuse ja nii-öelda selle taluvusega. Ehk siis millist kiirendust inimese keha talub? See on kõik selge, aga ma proovin lihtsalt aru saada, et 2, 3, 4, et mis need siis on siin vahel, 1 ja 5 vahel peaks olema 2, 3 ja 4. Esimene oli funktsionaalsus. Teine on biomehaanika, 3. on psühholoogika, ehk me peame arvestama seda, et inimesed eksivad, nad hindavad olukorda. Ja 4. on see, et vastutus peab olema selge. Et kes vastutab keskkonnaohutuse eest ja kuidas ja kes vastutab liiklemisel mingis olukorras ja nii edasi. Ja 5. on siis see. Ütleme niimoodi selle vastutuse koha pealt, et kas vastutab TRA või vastutab PPA. Juba seegi on lahendamata. Jah. Küsimus on selles, kui me võtame selle Kose-Risti õnnetu alakabariidiga tunneli ja kõik need avariid, siis need mätsitakse täna õnnetute liiklejate kraesse, kes on sinna sisse sõitnud.
ja Transpordiamet ei vastuta. Jah. See tegelikult on äärmiselt vale ja see tuleks keerata teistpidi, kõik need nõuded tuleks tagasi keerata riigi vastu, kes on teinud vale projekti, aga saab viidata ju sellele samale normile, mille riik ise on kehtestanud, et võib vähendada gabariiti 3 meetrini, kui sagedus on alla 20. Et mis on täiesti absurdne. Ja oleks tore, kui mõni jurist, siin mõned tegelevad hirmsasti, kaklevad nende kaamerate vastu ja kiiruse mõõtmise vastu. Aga kui mõni jurist võtaks selle meie armsa riigikese ette ja paneks paika selle vastutuse, et me teeksime ohutu keskkonna, me teeksime ohutud tänavad, me teeksime ohutud maanteed ja ei teeks selliseid rumalusi. Ja ei paneks ohvreid vastutama siis nii-öelda riigi vigade eest. Jah, see kõik on õige, aga tuleta veel lihtsalt, ma proovin niimoodi, et tuleta meelde praegu see kõrgus 3 meetrit. Mis dokumendist oli, ma praegu jooksin? See tuleb ministri määrusest, mis on antud välja ehitusseadustiku alusel, tee projekteerimise normid. Kliimaministri määrus number 71 aastast 2023. See on nii vana? Ei, 2023, mitte 2003, vaid 2023, siis ei ole vana. See on uus versioon ja selles uues versioonis neid ongi sellised sätted sisse pandud, millest me siin, ohtlikud normid, millest me siin just rääkisime, et selline dokument, jah. Meil oli väga pikka aega, kehtis üks vanem, väga mahukas versioon teeseaduse alusel kehtestatud, kus oli ikka, ütleme sellist vähendatud gabariiti seal kindlasti ei olnud, aga oli palju mahukam dokument. Nüüd on pandud siia vähem selliseid nõudeid ja ta on lühem, aga jah, mõned nõuded on ikkagi vägagi küsitavad ja kuidas need siia on sattunud. Jah, et mis ma oskan öelda, et väga palju lohutust ei pakkunud see tänane tund, et aga võib-olla tulevikus siis on rohkem lohutada. Aga natuke targemaks sai. Ma ei tea, kas keegi sai, ma loodan, et keegi otsustajatest, tähtsatest inimestest ka satub meie arutelu hiljem vaatama ja siis äkki teeb mingeid järeldusi. Ja võib-olla me peaksime tegema siin märgukirja seoses selle Vaia projektiga ikkagi ja selle määruse sätestega Kliimaministeeriumi poole. Aga ma arvan, et meil oleks aeg otsad kokku tõmmata, pea 20 minutit üle, et aitab selleks korraks heietamisest. Ja ootame teemasid järgmistele istungitele, kuidas saaksime lohutada. Kui oskad öelda järgmise aja, siis mul on hea seda kirja panna. See on septembris, aga ma veel ei tea, kas esimene või teine nädal neljapäeval mul on endal üks väikene reis ees, nii et vaatame. Aga saab välja kuulutatud küll üsna pea. Hästi. Ehk siis 3. või 10. on praegu? Jah, tõenäoliselt 10. Ma arvan, et ka 10. Jah. Võib-olla panemegi siis 10. lukku. Hüüame välja. Lohutuseni. Olgu, aitäh ja head õhtut lohutuseni. Aitäh teile.